Tere tulemast, kallid vähid! Siin on teie oktoobrikuu teise poole ülevaade. No nii, kallid vähid. Mineviku haiget saamised ja halvad kogemused ei tohi teid suruda paigale või nurka. See on asi, mis kahjustab eelkõige teid ennast ja seejärel kohe teisena ka teie lähedasi. Ehk siis te peate nägema suuremat pilti, mitte seda haiget saamist või neid nii-öelda hirme, mis nende haiget saamiste pärast on teid sundinud paigale seisma. Te ei julge mingeid asju teha sellepärast, et te arvate, et läheb samamoodi nagu varem. Ja te jätate ennast väga paljudest võimalustest seetõttu ilma. Nüüd selle kuu teisel poolel need lepingud või siis kokkulepped või siis mis iganes uued väljakutsed või väljavaated teile pakutakse. Ärge jumala eest jätke neid vastu võtmata sellepärast, et te arvate, et läheb nii nagu varem. Te võrdlete seda millegagi teie minevikust ja seetõttu jätate ennast ilma mingist olulisest kogemusest ja võimalusest edaspidi. Praegu on see koht, kus te ei peaks emotsioonidega mõtlema üldse, vaid kui on otsustamise koht, unustage ära see, et mis varem oli või mida te arvate, kuidas jälle läheb. Ja ma teen jälle öeldes jutumärke õhus. See tähendab seda, et see ei kordu. Mitte kunagi ei löö välk 2 korda ühte kohta nii-öelda. Ja see, et te kardate, et see juhtub ja otsite põhjusi, kuidas see jälle juhtuda saab või mismoodi ma jälle saan saada haiget või petta või mis iganes see hirm on. See hoiab teid nii-öelda elurattast väljas. Ja pärast te mõtlete, aga mis äkki kui? Ehk siis kõik kasutamata võimalused on 100% ebaõnnestumised alati. Ja selle asemel, et emotsioonidega mõelda, et meenutada mingisuguseid olnud asju ja võrrelda tulevikku minevikuga, on tegelikult praegu see koht, kus te võtate aja maha, mõtlete sellele valikule, mis teil on tarvis teha ja analüüsite, kas ma tunnen hästi, mis on esimene tunne selle valikuga seoses. Kas see on hea tunne, kas ma tunnen positiivset või on pigem esimese 5 sekundi jooksul tulnud tunne on õige. Kõik, mis peale 5 sekundit tuleb, on hirmud, ülemõtlemine ja kõik muu sinna juurde. Otsustamisel mõelge selle peale, kuidas te tundsite ennast esimese 5 sekundi jooksul. Ja siis analüüsige, mis peale seda teie peas toimuma hakkas. Kuhu see mõte läks? Praegu on teil hästi suur võimalus sõlmida kokkuleppeid või lepinguid, mis teile ülikasulikud on ja teid väga palju edasi aitavad ja edasi viivad. Ühtlasi vallalistel kaksikutel, vähkidel on võimalus sel kuul siis nii-öelda, kuna ka suhted on lepingud, leida enda kõrvale keegi, kes teid siis edasi viib mingi aja. Ka suhete puhul ei ole see kunagi igavene. Me ei oma mitte ühtegi inimest
ja see, et nad meie ellu tulevad või meie elust läbi on käinud, on alati tänuväärne. Ükskõik, mida nad sinna ka toonud on. Tänu neile, tänu nendele olukordadele, tänu nendele kogemustele oleme me täna siin, kus me praegu oleme. See, kui palju me nendest olukordadest ja kogemustest õppinud oleme, on meie enda teha. Kas me võtame seda kui õppetundi ja läheme tugevamana edasi või me seisame paigal ja kardame enda varju ka. Ehk siis ärge jääge seisma hirmus, et äkki läheb jälle nii, äkki juhtub jälle see, mis varem või mis iganes te oma peakeses välja mõtlete. Kuulake oma sisehäält rohkem ja tehke need valikud ja otsused ära sellel esimesel 5 sekundi tundel põhinedes. Ja ärge laske oma peakesel öelda teile, et niikuinii läheb jälle sedasi nagu varem ja ärge jätke tegemata. Praegu ei ole see koht, kus te peaksite jätma midagi nii-öelda otsustamata, lihtsalt sellepärast, et te arvate, et see läheb nii või teisiti. Teil ei ole aimugi, kuidas see läheb. Ja see, et te keelate endal seda kogeda, õppida, kasvada ja edasi liikuda, on halb. Aitäh ja olge hoid!